Hello! Me oleme nüüd tagasi oma remondiasjade juures. Põhimõtteliselt täna on siis reede ja esmaspäeval me peame siis teise korteri võtmed tagasi andma. Ja me olemegi nüüd siin nädal aega käinud iga päev värvimaas. Ja täna ma jõudsingi siis nii kaugele, et ma küürisin neid vannitubasid siin. Pesin kõik aknad, pesin kõik peeglid, aknad. Siit läheb niikuinii see vann välja, tuleb dušinurk, aga põhimõtteliselt pesin kõik ära. Teises vannitoas samamoodi. Kuna see jääb selliseks nagu ta on, siis ma küürisin seda vanni, võib-olla pean ühe korra veel küürima. Vetsupotte, peegli, siis peab vaatama, kuidas need augud kuidagi moodi ära peita, sest neid auke on siin väga palju, kus olid mingid nagid. Siis ma ei tea, kas ma eelmine kord näitasin, siis siin on selline retro dušike, mis kahjuks tuleb ka välja vahetada, sest see lekib igalt poolt, see oli praegu ka täitsa märg. Aga nii palju siis, et kontoritoa tegime beežiks, täpselt samamoodi nagu meie magamistoagi. Täitsa kajab, siin pole ühtegi asja. Siis me oleme veits siin kolind iga päev toonud midagi juurde. See koridor, siin tuli valge, täpselt samamoodi nagu ka suurtuba. See kaminanurk on üli nunnu siin. Me värvisime ka kõik valgeks. Seina pidime värvima, mis tegime 2 kihti, mõnest kohast 3. Uksed värvisime 3 korda üle. Köök on endiselt samas seisus, kapid asjad tuleb välja lammutada. Me veel ei julgenud seda teha, sest et kuna me peame esmaspäevast sisse siia kolima, siis vähemalt on mingi pind, kus mingeid toiduasju ajada. Ja siin on siis kõik, mis läheb prügisse. Täna siis me söömegi praegu lõunat. Täna teeme ühe IKEA tiiru ära. Me lähme ostame voodi, madratsi, söögilaua ja toolid tulevad Jyskist, me leidsime sobivad. Ja siis vaatame, mis päeval me jõuame sinna köögiga tegeleda. Panime küll seal IKEA planeerija ise selle köögi juba kokku. Ma vist kindluse mõttes tahaks seal koha peal ka nagu seda läbi arutada, et mis ja kuidas. Ehk et siis mingi päev proovime selle jaoks ka aega leida. Selline update siis praegusega. Eile veel pesin kõik aknad ära. Aknad olid ülimustad. Ja reaalselt väljaspoolt, kui ma siit nüüd näitan, see must äär, see äär siin, miskipärast ajab täiega musta sellist värvi. Ja kui see must värv siia peale läheb, siis see ei tule eriti hästi maha. Ta siit on veel must. Aga ühesõnaga jah, aknad lähevad hästi ruttu tolmuseks, nagu mega ruttu või ma ei tea, võib-olla neid poldudki väga ammu pestud. Igatahes nüüd ma sain nad enam-vähem läbipaistvaks, mis on nagu päris tore. Okei, need peeglid pean veel ära pesema. Kapp ja kõik on tegelikult valmis. Meil on mingid asjad siin juba olemas, nii et tuleb hakata lihtsalt riputama. Siis uued lingid. Uued lingid tuleb osta. Mingi päev peaks tulema keegi üle vaatama seda, kuidas see dušiasi siia tekitada. Põhimõtteliselt meie idee oli see, et see asi siit välja, vetsupott selle asemele, siia tuleb pesumasin, mis praegu on köögis, aga see peab tulema siia ja siis vann välja ja tuleb nagu see dušisein kuskil siit ja siis on see duši alus. Ma ei tea veel päris täpselt, kas põrand tuleb kaus või mitte. Seinad jäävad samaks, mingi selline lahendus tuleb, kus siis selle vanni piiriga, seal ilmselgelt plaate taga ei ole. Peaks tulema siis mingi teine plaat. Ma ei tea ühesõnaga. See asi vajab veel läbimõtlemist natuke, aga põhimõtteliselt suht levinud siin, et neid vanne siis dušinurkadeks ümber tehakse. See asi jääb siia nii nagu on. Need lähevad vahetusse, sest need ka lekivad igalt poolt. Siia alla peame mõtlema mingi asja, mingi lahenduse. Kõik lülitid, need lähevad vahetusse ja ma ei tea, rohkem vist ei olegi praegu siit näidata. Põhimõtteliselt peaks Rain mingi päev kutsuma kellegi appi, et need asjad kõik siis prügisse saaks.
aga praegu siis me sööme lõuna ära ja siis lähme IKEA-sse. Nii me jõudsime nüüd IKEA-sse ja kuna meil ei ole tegelikult mingeid väiksemaid asju ka üldse endal siin, sest et praeguses korteris oli kõik asjad olemas, nagu mingid pannid ja riidepuud ja potid, tähendab, et me peame kõik need asjad ka ostma. Ja me tulimegi IKEA-sse mingeid selliseid kiiremaid asju võtma ja siis me tegime juba netis eeltellimuse suurtele asjadele ära, nii et neid juba ootavad meid, aga praegu siis võtsime riidepuud juba ära ja nüüd vaatame edasi. Me arvasime, et me ei suuda voodit, lauda ja madratsid autosse ära mahutada, aga tadaa! Kõik mahutus ideaalselt ära, vaata ruumi ja isegi üle. Nii et nüüd me käime korra kodus ja siis tuleme tagasi, et Jyskist toolid ka siis peale võtta. Et let's go! Me käisime vahepeal, viisime IKEA asjad koju ära, nüüd tulime tagasi Jyski ja võtame oma toolid peale. Rain läkski sinna, et need kätte saada. Ja ühesõnaga, see Jysk on täpselt siin IKEA kõrval ja meil on reaalselt mingi 20... Need on päris suured kastid. 2 tükki vähemalt kastis. Ma vaatasin mega suured kastid, et kas need ära mahuvad. Aga vist mahuvad. 2 tükki on siin ühe karbi sees. On ikka hea auto ostetud, Rain. See Jysk on siin IKEA kõrval täpselt, nii et me lähme nüüd sööme õhtust siin IKEA-s ära ja siis lähme koju, et panna kokku voodi. Selline plaan siis täna. Aga toolikesed mahtusid väga hästi ära meil siin. Mina võtsin nagu ikka lihapallikesed siin ja Rain võttis selgise asja. Me alati, kui IKEA-s söömas käime, siis alati mõtleme, mis asi see on. Kõik võtavad seda alati ja nüüd seekord mõtlesime, proovime ka ära. Nii, ma varastan naise. See laguneb täiega siit kondi pealt ära, vaata. See tundub mega hea. Vaata. Ma ei tea, kui kaua see küpsend on, aga mega hea. Pidanud juba varem seda proovinud. Rain on vahepeal selle voodi peaaegu juba kokku saanud. Võtsime täiesti tavalise valget värvi voodi. See oli 160 × 200 äkki või. Muide, siin Hispaanias on hästi levinud selline mõõt nagu 150 × 190 üldsegi. Hästi paljudes poodides oli just selle mõõduga voodeid, aga me IKEA-s saime siis selle 160-se. Siin on veel siis natuke mingit kruve vaja veel panna, siis lähevad need lipid ja siis seal on madrats juba olemas. Tuba on aina rohkem kraami täis. Siin Hispaanias on selline teema, et kui sa soovid selliseid suuremaid asju prügiga siis ära saata, siis sa võidki need asjad panna prügikasti kõrvale, aga sa pead siis teatama sellest, et sa soovid neid asju sinna panna ja et need kaasa võetakse. Ühesõnaga me tegeleme siis sellega praegu, et millalgi saaksid asjad siis sinna prügikasti kõrvale. Ja voodike saigi kokku. Nüüd vahetame riided ja lähme teise korterisse tagasi. Ja siis ma ei teagi, mis päev me lõplikult siia tuleme, sest et jah, võtmed anname üle esmaspäeval, aga Ilsi. Lähme homme. Tere! Täna on laupäev ja mida muud me ikka siin teeme, kui tegeleme kolimisega. Täna ongi suht sellised viimased asjad, mis on vaja veel ära tassida. Me panime korteri siis algsesse seisu, nii nagu see oli siis, kui me siia kolisime. Me lihtsalt mingid pildid vahetasime ära ja sellised asjad, aga nüüd me panime siis kõik asjad tagasi nii, nagu oli siis, kui me siia kolisime. Rain läks autot tooma ja mina siis tassin asjad senikaua trepist alla, et saab kohe auto peale visata. Sest et kui me autoga siia tänavale tuleme, siis on terve tänav kinni. Ükski auto mööda ei saa ja need kotid alla vedima. Ma käisin eile õhtul veel ühes poes ja sain meile vetsuharjad sinna uude korterisse. Ossin need ära ja siis 2 seedi seda dosaatorit ka. Sain ostetud sealt samast poest. Täna siis tegelikult peaks käima diivanipoes. Täna on laupäev. Me ei teagi päris täpselt, miks päev nägime selle korteri omaniku ka, et kas ta jõuab tulla pühapäeval võtmed ära võtma või siis esmaspäeval, eks siis paistab, aga põhimõtteliselt me siis teeme selle korteri tühjaks homse jooksul siis. Ja mul ongi mingid enda riided siin veel vaja ära tassida. Aga jama on selles, et mul said kõik potid otsa, ehk et ma pean siis sealt uuest korterist, ma ostsin eile IKEA-ast neid suuri IKEA kotte. Unustasin need sinna uude korterisse.
seega ma praegu pakkisin oma riided sellistesse väikestesse kottidesse. Aga põhimõtteliselt jah, me täna siis võtame sealt neid suured IKEA kotid ja saab homme ka veel viimased asjad siis uude korterisse ära viia. Nii me jõudsime nüüd siis mööblipoodi diivaneid vaatama. See mööblipood on üli suur. Me nüüd hakkame vaikselt siin ringi vaatama. Me tegime siin mööblipoes nüüd tiiru peale ja ega me tegelikult midagi suurt ei leidnud. Kas siis on diivanid liiga väiksed või liiga suured või siis natuke liiga kallid, sest me peame ikkagi eelarves püsima. Siit praegu nagu ei jäänud midagi sellist silma. Meil on tegelikult IKEA-st ka äkki 1 või 2 diivanit silma jäänud. Ehk siis vaatame, diivaniga natuke on veel aega, et me tegeleme sellega niimoodi jooksvalt, kui me selle õige leiame kuskilt. Nii, sellised vetsuharjad ostsin siis, 2 ühesugust. Üleni must. Väga head, meil praegust korteris olid ka täpselt samasugused, sellepärast. Ma teadsingi, et ma tahan siia ka samasuguseid. Aga mulle ei meeldi, kui see hari paistab siit selle asja seest. Nii, et nii, ta näeb ilus, clean, puhas välja. Ja tükk oli 5 € vist. Ma ostsin veel samast poest. Poe nimi on Tunnes. Kirjutatakse niimoodi, nagu siin koti peal. Seal on igasuguseid riideid müüakse, nii lastele, meestele, naistele, kui ka siis sellist huvitavat ilusaid koduasju. Siis sellised. Kus on 2 tükki. Oli ka 5 € tükk. Need on nagu sellisest... Ma ütlen, ta ei ole plastmass, vaid selline nagu kivimaterjal. See pealmine osa on plastmassist. Nii et need asjad ostsin siis vannituppa. Tegelikult neil on komplektis nendega. Või mitte komplektis, vaid müüakse eraldi sama välimusega ka seda hambaharjatopsi. Aga seal Tunneses, kus ma eile käisin, oli need otsas. Ma lähen täna õhtul ilmselt teisest Tunnesest ka läbi. Ma loodan, et seal on neid hambaharjatopse ka, et siis ma ostan ühe selle hambaharjatopsi ka juurde, siis on ühesugused kõik. Ma kohe näitan IKEA asju ka, mis ma ostsin ja siis tegelikult ma näitan. Meil oleks magamistuppa siia alla mõlemale poole vaja mingit sellist süsteemi, kuhu saaks panna T-särgid või aluspesu või sokid või sellised asjad ja mõlemale poole siis, et ma ei teagi, kas siis osta täitsa eraldi kummutid või siis tõesti mingi muud moodi süsteem, peab natuke mõtlema selle peale. Praegu riputasin oma mingid riided niimoodi ära siia, aga siis jah, jalanõud tegelikult peaks ka kuidagi mõtlema, mismoodi ja kuhu need lähevad. Nii Rain sai vahepeal ühe tooli kokku, neid on siis 4 tükki. Me ostsime need eile siis Jyskist ja nagu mega mõnusad toolid. See kangas tundub nii nagu selline paks ja mõnus ja peal istuda oli ka väga mugav. Aga praegu siis teise tuppa näitan, mis IKEA-st sai. Sorgimine on nii sassis, aga jah, peab korralikult lahti pakkima. Aga IKEA siis selline nuvade komplekt. Rain võttis ühe juba kasutusse, tegime madratsi selle kilepakendi lahti sellega. Siis pannigaas, meil on tegelikult pann olemas praegu. Siis me ostsime riidepuusid juurde. Ma ei tea, võtsime 3 pakki praegu. Võib-olla me juurde ostma. Sellised kääri komplekt. 1 pott koos kaanega. Korgiaaja, koorija. Siis me ostsime 4 sellist taldrikut. Meil varasemast on ostetud 4 samasugust suuremat taldrikut, seega võtsin 4 väiksemat ka. Padjapüürid, 2 tükki, kummiga voodilina ja siis ostsime 2 patjala. Ma just midagi. Aga praegu siis ma üritan mingeid asju veel lahti pakkida. Rain paneb mööblit kokku. Siis vaatame edasi, kas me täna käime veel kuskil poes või nii. Tegelikult ma mõtlesin uurida sellist asja ka, et võib-olla keegi teist teab kedagi või on ise kuskilt leidnud sellise transpordifirma või inimese, kes tegeleb siis transpordiga Eestist siia Hispaaniasse. Meil oleks mõned asjad vaja Eestist siia toimetada. Mõtlesingi, et ma uurin, et võib-olla siit keegi teab või on ise varem seal kokku puutunud. Meil ei ole suuri asju tegelikult, mingit mööblit või sellist, aga lihtsalt mingeid riideid ja mõned suuremad pildiraamid, mis oleks vaja siia toimetada. Et jah, ühesõnaga, andke mulle märku, kui keegi teab või on varem ise sellega kokku puutunud. Kas keegi korraldab mingeid selliseid pisemaid kolimisi Eestist Hispaaniasse.
meil on kolimise viimane päev ja me reaalselt terve hommik oleme pakkinud, nüüd Rain läks jälle autot tooma ja nagu ma ei tea, kuidas see saanud olla, et nagu ei tundu, et meil palju asju oleks või nagu lihtsalt olen mingi 100 korda autoga edasi-tagasi lihtsalt kolinud. Asjad nagu ei saa otsa, nii palju on nagu kraami. Ma ei tea. Igatahes ma nüüd ootan Raini, et asjad peale panna. Need on nüüd suht viimased asjad. Ainult külmkappi jäid mõned asjad. Me oleme juba lõunasse jõudnud ja tulin välja sööma kohvikusse, täitsa uude kohvikusse, kus me varem pole käinud. Aasia toitu sööma. Ma tellisin, kus see ragiseb. Rain sööb kevadrulle. Aga ma tellisin sellise kana. Ja Rainil on selline katsutonn kanaga. Nii et kana ma juba maitsesin, seda portsisin. Ülihea, siin on mandlid, juurikad. Maitseb üli hästi. Tere! Ma eile ei filminud midagi rohkem. Lihtsalt käisime pärast lõunasööki siis korra poodides vaatamas mingeid asju. Ma sain 2 kausikest ja öökapile lambikese, aga ei midagi erilist ja rohkem ei olnudki. Täna päeva praktiliselt siiamaani kell on 4. Tegime tööd, mina kodus, Rain käis ära korra ja kuna meil nüüd uus kodu on natuke linnast eemal, ehk et siis linna jõudmiseks läheb pisut aega, siis ongi, et Rain tuli siis tööd tegemast otse autoga siia linna, et me saaks täna korterivõtmed tagasi anda ja mina tulin siis uuest kodust jalgsi siia linna. Põhimõtteliselt mul läks üle poole tunni veits, et siia siis kohale jõuda. Ma veel kõnnin, aga põhimõtteliselt poole tunniga olen niimoodi linnas sees ja meie vana korterini siis veel natuke aega, aga põhimõtteliselt jah, ei ole hullu midagi. Täna siis anname korterivõtmed üle ja ma ei teagi, võib-olla vaatame veits ringi ka. Täna õhtul peaks diivani ära tellima. Me lõpuks jäime ikkagi IKEA diivani juurde, mis oli meil ka varem juba välja vaadatud, aga lihtsalt kuna me käisime ringi ka eile ja vaatasime sellise pilguga, et mis veel olla võiks, me paraku ei leidnud ühtegi muud sobivat varianti, seega tuleb see sama IKEA diivan siis, mis meil välja oli vaadatud. Siis millalgi ma loodan, et saab see prügiasi korda, saaks selle suure toa tühjaks nendest asjadest, siis saab hakata vaikselt seda ka sisustama, põrandaid puhastama. Praegu siis jõuan kohe varsti vanasse korterisse ja vaatame, kuidas meil suhtul saab. Eilsest õhtust on nii palju, et andsime siis oma vana korteri võtmed ära ja ega muud miskit ei olnudki, käisime toidupoes ja tulime uude koju ja täna siis joome siin oma lõunast kohvi ja valmistume tegelikult minema taas kord loomulikult IKEA-sse. Me tellisime diivani ära, see peaks tulema nüüd laupäeval. Tellisime koos selle IKEA enda transpordiga. Vaatame, siin on hästi palju kommentaare jäetud IKEA lehele, et need transpordiajad ei pea paika, mis nad seal esialgselt annavad, nii et vaatame, äkki meil veab ja tuleb laupäeval ikkagi see diivan. Ja me istume endiselt oma nende vanade asjade otsas siin. Loodame, et nendega saab ka see nädal ühele poole. Aga praegu siis me lähme enne IKEA-d käime veel siin Hiinakas, sest me mõtlesime, et vaatame vannituppa nagisid. Äkki seal on nagu selliseid, mida saab kleepida. Tahaks just valget värvi siia vannituppa. Et siis mõlemasse vannituppa mingi 3 nagi. Loodan, et leian sealt Hiinakast, kui ei, siis vaatame edasi, kus ma neid otsima lähen. Aga praegu siis vaatame riided ja Hiinakasse. Me mingisugused nüüd siit leidsime, aga midagi sellist, mida ma osta tahaksin, küll ei ole. Ma vaatan veits teistes vahedes ka ringi, äkki leian. Ma leidsime siit valget ka, aga ma ei tahaks seda puidust tausta. Selline on ka, aga see on 3-ne ja ta on nagu hästi raske ise juba, nii et ma kardan, et ta kukub oma raskusega juba sealt seina pealt maha, nagu tohutu raske ja teiseks mul pole 3 seda vaja. Ma tahaks 1 ja siis parimal juhul nagu 2 või siis kõik üksikuid. See peab veel ringi vaatama siis. Ja IKEA saak. Saime 2 seda diivanipadja sisu ja 1 komplekti võtsin veel riidepuid, sest said kõik otsa.
Tegelikult me tahtsime leida vannituppa mingit seda kapilahendust, aga me ei leidnud ja me ei teagi, mis sinna saab või mis me sinna välja suudame mõelda. Ma lootsin, et äkki siin IKEA-s on mingit varianti, aga praegu küll ühtegi sellist head asja silma ei jäänud. Edasi liigume siit IKEA-st nüüd siia kõrvale Outlet linnakusse, kus peaks olema Zara Home. Me vaatasime tegelikult juba ammu ühtesid veinipokaale. See esimesel korral ei ostnud neid ära. Siis me läksime teist korda Zara Home'i neid ostma ja siis neid ei olnud enam. Ja nüüd ma nägin e-poes, et need on uuesti müüki tulnud, seega me lähme vaatame, kas siin Zara Home'is on need pokaalid olemas ja siis ostame need ka. Ma ei teagi, mis me täna veel edasi vaatame, kas me tegeleme veel selle vannitoa asjaga või mitte. Nii et jah. Nii, nüüd on juba õhtu kätte jõudnud ja me käisime Zara Home'is. Me ei saanud sealt neid pokaale taaskord. Aga ma tellisin need lõpuks e-poest ära, nii et ma loodan, et need jõuavad tervena minuni selle kapiga vannituppa asjus. Me mõõtsime ja vaatasime nüüd. Ja lõpuks jõudsime otsusele, et vist kõige mõistlikum on osta see IKEA, see Galaxy süsteem 2 selle auguga ja siis paneme sinna ilmselt kas ühele poole siis sahtlid või mõlemale poole sahtlid või jah, ühesõnaga peab vaatama, kuidas need asjad sinna kõige mõistlikumalt ära mahuksid. See kraanikausi alune on paras peavalu, sest sealt tuleb see äravoolutoru ja seal ei ole, kui pealtnäha tundub see kraanikausi alune, et seal on ruumi, siis tegelikult seal ei ole nagu üldse ruumi, nii et jah, ühesõnaga homme lähme uuesti IKEA-sse. Meil reaalselt on see IKEA juba täiesti peas. Nii et jah, hea, et see meil siin lähedal on, et vale on pikk maa sõita, nii et kodus näiteks, kui kokku paneme asjad, siin rõdu peale võttagi basiiliku, siis ma näitasin rosmariini. Nagu ma enne mainisin, siis IKEA lehel oli hästi palju negatiivset tagasisidet tarne osas. Prügi osas on ka väikene uuendus, mida kui me vaatame, kuidas see asi kokku läheb.